Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Riigikogu juhatus tegi neil päevil esimese sammu parlamendiülese harmoonilise koostööprogrammi raames ja tegi ühehäälse otsuse tõsta Riigikogu liikmete autokompensatsiooniks mõeldud kuluhüvitise piirmäära. Selliseid just ühiselt ja ühehäälselt ja koosmeelselt tehtavat tööd on Riigikogule väga vaja. Ühiskond on tüdinenud pidevast kurnavast vastasseisust valitsuse ja opositsiooni vahel ning kui midagi otsustatakse kiiresti ja ühehäälselt ja ilma tülideta, siis annab see ühiskonnale signaali, et olukord ei ole siiski nii hull, kui sageli paistab, märgitakse juhatuse teates. Ülese harmoonilise koostööprogrammi raames on plaanis tulevikus igal nädalal vastu võtta mõni seadus või määrus või seadusandlik akt, millega oleksid ilma terava vastasseisuta nõus kõik erakonnad ja kõik saadikud. Valmis on otsuste projektid, mis puudutavad Riigikogu liikmete muid hüvesid, tulemustasusid, kompensatsioone, lisatasusid, boonuseid ja Riigikogu demonstreerib taas üksmeelset ja koostöömeelset tööd. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute ja arhitektuurikonkursside ja riigihangetega seonduv otse Riigiprokuratuuri kätte. Läbi pikkade aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata ilma, et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma või toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuarist prokuratuur kinnitama detailplaneeringuid, seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujalgi. Eesti Ametiühingute Keskliit aga tervitab arengut, mille kohaselt võtab erasektor üha sagedamini töötajate kohtlemisel üle riigisektori tavasid. Liit toob välja pretsedendi, kus osaühistu Terasvell vallandas oma kauaaegse treiali ja maksis talle kompensatsiooniks 5 aasta palga. Treiali teenetest loobumise põhjuseks oli peamiselt töö kvaliteet ja tõsiasi, et ta suutis treida umbes poolemeetrise täpsusega. Suure vallandamiskompensatsiooni omakorda peamiseks põhjuseks tõi ettevõtte juhtkond välja lootuse, et märkimisväärne raha hulk võimaldab treialil nüüd 5 aastat kodus olla ja ta ei pea kusagile mujale tööle minema ja omakorda seal kahju tekitama. Esmapilgul tundub avalikus sektoris sagedasti ette tulev ebaõnnestumiste eest preemia maksmine arutu käitumisena, kuid kui see raha hoiab ära veelgi suuremad kulud ühiskonnale tulevikus, siis on see seda väärt, märgib Terasvell juhtkond ja lisab, miks maksta kinni kahjusid, kui võib maksta ja sellega kahju ära hoida. Terviseameti rahvatervise uuringust aga selgub, et üha enam eestimaalasi läheb üle kiirtoidule. Kui möödunud aasta jaanuaris-veebruaris kulutasid inimesed söömisele ööpäevas 23–35 minutit, siis septembris-oktoobris toituti juba 16 minutit kiiremini. Meditsiini, kultuuri ja haridustöötajad toituvad keskmisest kuni 56% kiiremini. Kõige kiirtoidulembelisemad on aga noored töötud üksikemad, kes selle aasta juunikuu seisuga said oma kuu sissetuleku eest süüa järjest 19,7 sekundit. Aasta lõpuks saavad inimesed oma sissetulekute eest süüa keskmiselt 37–40 minutit kuus. Eetris olid uudised.